Oleme siin Englase spordiklubis. Ott Tõnissaar, Raju peakorraldaja. Kuidas ettevalmistused senimaani on läinud? Sujuvalt. 10 matši on kaardil, 5 profi, 5 amatööri. Tänaseks kõik amatöörid on lukus ja 5 profimatšist on 4 lukus. Omajagu on küll siin eos olnud rohkem äralangemisi, aga see käib selle töö juurde, et ei saa öelda, et see midagi erakordset oleks. Kalevi spordihall on meid hästi vastu võtnud, korraldustiim on suures osas sama, nii et ma arvan, et tuleb väga kõva sündmus ja seal on väiksed arendused ka tehtud, et see oleks natuke teistsugune kui eelmine. Kuidas piletimüük senimaani läinud on? Kas tuleb saal rahvast täis? Me ise tahaks mõelda, et Tallinnas Kalevi hallis sellise asja tegemise point on kui saal tuleb rahvast täis. VIP-laudade müük on läinud kõvasti entusiastlikumalt, kui ta läks Tartus. Tavapiletite müük, mida me ootasime natukene vaiksemas rütmis. Mille poolest erineb Raju 16 eelmisest üritusest? Meil on 1 profimatš rohkem. Meil on esimest korda kaardil välismaa versus välismaa matšid. Rohkem kvaliteetseid detaile, näiteks saalis on seekord 2 ekraani ja kui me VIP-klientide peale mõtleme, siis VIP-idega me oleme teinud seekord nii, et VIP-idel on VIP-lounge ala. Ja kui me eelmisel Rajul lõppes sündmus, lõppes kõik, siis seekord on peale Raju lõppu ja saavad nemad jääda sinna täiesti oma elu, oma alal elama. Tõenäoliselt on seal mõned sportlased, nii et see on väike teenusearendus tehtud nende tagasiside põhjal, mis eelmist korrast tuli. Tõnistet ja kutsarit pole, selle asemel ongi siis võime öelda, et välismaalaste omavaheline mõõduvõtt. Et kuidas sa arvad, et publik selle peale reageerib? See on hea küsimus. 10 aastat tagasi välismaa versus välismaa matšid oli siuke keskmine meht Eesti inimese jaoks. Eesti inimene otsib väga Eesti sportlast ja ta isegi armastab rohkem Eesti sportlast kui taset. Et me oleme omavahel naljatlemisi öelda, et kui me võtaks kuskilt Tihemetsa bussijaama tagant mingid lahedad vennad, kes lihtsalt annavad molli üksteisele, siis on suurem tõenäosus saada publikut saali, kui võtta kuskilt Euroopast mingid profivennad ja panna ja siis rääkida sellest, kui kõvad nad on. Aga ma tahaks loota, et see võitlusspordi kultuur on edasi liikunud, et tegelikult Edward Walls on väga kõva tegi ja need knockoutid, mis tal on seal rivis, need on väga karmid. Poolast tuleb sportlane väga korraliku püstivõitlustasemega, et ma arvan, et me oleme läinud sinna kohta, et jah, kriitiline mass peab olema eestlasi, aga et see spordiarmastus kui ka juba sisulise teadmise poole pealt on läinud sinna maani, et eestlane tuleb ka vaatama välismaa versus välismaa matši teatud tingimustel. Jah, viimati ka arutasime, siis sa ütlesid, et Raju ei ole ammu pildis olnud, et võib-olla välismaalane siia lihtsalt nagu niisama ei taha tulla, aga nüüd nagu hakkab see asi võib-olla taas ellu tulema. Oled nagu nõus? Jaa, aga selle aja jooksul on nii palju see muutunud ka, et kui meie alustasime, ei olnud nii palju selliseid kesktaseme liigast Euroopas. Täna on nii palju liigas, et iga vend saab oma kodu lähedal ära võistelda ja selline soov tulla kaugemale on väiksem. Teine asi, rekordi kaitsmine on ülisuureks teemaks läinud. Väga raske on saada mingeid vendasid nagu paika konkreetselt siia. Kolmas asi, dopingu teemad. Okay. Me oleme Rajuga võtnud väga konkreetse suuna lepingutes, kui ma välisportlastega asju ajan. Eesti sportlastega ikka käib nagu rohkem suusõnaliselt, muidugi paneme asjad kirja ka, aga välisportlasele ta saab oma 3. või 2. juhtamis juba lepingu ette ja meil on dopingupunktid seal sees. Ja seekord on konkreetselt juhtunud, et meil on matšid lukus ja on lepingu allkirjastamise aeg ja mehed vaevad läbi ütlevad, et ma ei saa selle alla kirjutada. Väga huvitav fakt. Et see on nagu siuke kahe otsaga asi, et ühelt poolt kindlasti me tekitame siukse piiri, et paljud inimesed ei taha siia tulla. Teiselt poolt pärast seda paljud inimesed hakkavad tahtma siia tulla. Et me vaatame, kuidas see teema edeneb. Kui palju olete pidanud silmitsi seisma viimase hetke võitluspaaride muudatustega? Et eelmine Raju vist täitsa viimasel nädalal hakkasid mingid asjad muutuma. Et kas senimaani on sellega rahulik? Jah, eelmine kord oligi põhimõtteliselt see kõige viimasem. Madisel oli raske paika saada vastast ja siis Raigo vastane vahetus sõna otseses mõttes viimasel nädalal. Seekord me veel päris viimases otsas ei ole. Madise vastase paika saamisega oli jälle keerukusi, seal võeti matše vastu, aga langesid ära ja Edward Wallsiga ongi nüüd niimoodi olnud, et põhimõtteliselt meil on 3 vastast lukus olnud ja erinevate põhjustel on need siis kõik ridamisi sealt ära langenud, enne kui me oleme üldse saanud välja kuulutada neid. Et nüüd töö käib, et seega lukku saada, aga see on tavaline osa, sellega peab arvestama ja kui Raju eelarve oleks natukene suurem, siis me juba saaks täna ka selle peale mõelda, et mõne venna ostakski valmistuma tagavaraks. Et teaks lubada, et kui Maicel Astur plaanib viga saada, siis et on kohe järgmine mees kuskilt võtta. Aga Eesti sportlaskond on nii väike, et see tähendaks rohkem välismaa versus välismaa matši.